Nii, aga head komisjoni liikmed, head kuulajad ja head külalised, alustame tänase korruptsioonivastase erikomisjoni istungiga ja mul on hea meel tervitada, et meil on täna Rail Balticu koordinaator Catherine Trautmann Euroopa Komisjonist. Ja põhjus, miks see teema on olnud meie komisjoni vaatenurgas, need põhjused on mitu. No esiteks on muidugi rahastuse küsimus ja meie peame jälgima seda, et kõik Euroopa Liidust tulevad rahastused, aga ka rahastused meie riigieelarvest oleksid proportsionaalselt kasutatud eesmärgipäraselt ega oleks kuritarvitusi. Et me oleme ka nii preventiivne selline komisjon, et hoida ära võimaliku kuritarvitusi. Ja muidugi ma kohe ka läheksin esimeste probleemi kohtade juurde ja paratamatult kõige pakilisem küsimus on rahastus. Et meil eelmisel aastal oli Riigikontrollilt tulnud aruanne, mis oli siis tehtud koostöös 3 riigikontrolliga, kus siis leiti, et 3 riigi peale on meil puudujääk 19 miljardit eurot. Kui nüüd võtta aluseks ikkagi see, et me liigume, kõik 3 riiki liiguvad natukene odavama versiooni, Rail Balticu versiooni poole, siis puudujäägiks arvutati 10 miljardit eurot. Ja tänaseks on põhiline mure nii Eestil, aga ka teistel Balti riikidel, et mis saab Euroopa rahastusest. Et me teame, et järgmist rahastust me saame oodata aastal 2027, et võib-olla siis hea külaline Catherine Trautmann saab meile anda väikse ülevaate just tulevast rahastusperioodist, mis peaks tulema 2027, et mis need summad on, kui palju saavad Balti riigid olla selles kindlad ja kas külalisel on ka ülevaade selles osas, mis on praegused sellised põhilised probleemid just nimelt, kus riigis, kus on kõige suuremad need rahalised puudujäägid. Et me teame, et viimaste arvutuste kohaselt oli näiteks Lätil 4,4 miljardit, Leedul 3,9 miljardit, et võib-olla saaks niimoodi esimese küsimusena, et saada sellise ülevaate. Aitäh! Yes, thank you. Suur aitäh. Suur tänu kutse eest proua Kovalenko kõrvalt. Meil vahetasime ka meile omavahel ja muidugi ma ka olen olnud kontaktis 3 Balti riigiga, tehes ettepaneku, et võiksime kohtuda nii, et oleme kõik kohale, mis oleks minu jaoks palju parem, sest see ei ole esimene kord, kui ma Riigikogusse tulen ja olen rääkinud ka varasemate Riigikogu liikmetega ja pidanud nendega arutelusid, parlamendi liikmetega asja arutanud. Ja minu kogemus, kuna ma olen nüüd nimetatud 10 aastaks sellele positsioonile, siis näen ma ka väga palju vahetusi valitsustes, palju uusi koalitsioone, riske, eeliseid, probleeme, lahendusi ja Rail Baltica on teatud mõttes pikk lugu alates sellest, kui ma oma tööd alustasin. Kõigepealt pean ma ütlema, et see projekt on muidugi kõige keerulisem võib-olla, aga ka kõige strateegilisem projekt
mis meil on selles koridoris, pikki kogu seda distantsi ja eriti 2 laiendusega, mille osas hiljuti otsus langetati. Kõigepealt me otsustasime kohtuda Soomega Helsingis ja rääkisime palju ka Tallinna esindajatega, Tallinna regiooni esindajatega, mitte ainult valitsuse tasemel, vaid ka kohalikul tasandil valitud inimestega, sest tegemist on mitmete osapoolte foorumiga ja oli põnev näha, kuidas inimesed elavad ja mis on piiriülesed võimalused 2 riigi vahel. Ja see on ka Eesti ja Soome vaheline juhtum. Nagu teate, on Soomel kõige pikem piir Venemaaga, Poola kõrval on Valgevene ja meil oli laiendus ka läbi Ukraina, mis läheb Lvivi ja võib-olla edasi ka Mariupoli. See on kõige pikem distantsi osa, mis läbib kogu riiki. See ei ole ainus koridor, mis läheb Ukrainasse ja see on ka üks uutest väljakutsetest, mis meil on. Meil on ka üks vana väljakutse, mis on Donau ületamine, mis läheb siis Lvivi ja ka Musta mereni välja ja me ootame praegu koridori kohta lisainfot kolleegidelt. Meil on ka uued koordinaatorid, kes on tööle asunud ja sel aastal muidugi me tegeleme ka selle teemaga, kuidas Lvivi ümbruse platvormiga tegeleda, et ühendada Balti riigid Ukrainaga ja lahendada siis juurdepääs ja väljapääs nendest riikidest ja nendesse riikidesse. Ja see koridor, mis meile muret teeb, muidugi tähendab, et teeme siis koostööd ka Ukrainaga siis Kiievi suunas. Nüüd põhjaosa, seal on geostrateegilised teemad ka arktilises piirkonnas. Hiljuti koos kolleegidega rääkisime Skandinaavia siis koridorist, Skandinaavia Vahemere koridorist. Narvikis käisime, Luleå linnas toimus see konverents Platform North Põhja-Karjal ja Norrbotteni ja Norra põhjapiirkondade vahel. Ehk siis ühendus Arktika piirkondadega ja me rääkisime nendest küsimustest. Nii et see on uus teema minu jaoks ja kõigi teiste koordinaatorite jaoks võrreldes olukorraga, kui ma oleksin olnud alguses. Seoses sellega Jan Steinkohl siin minu kõrval on minu meeskond ja muidugi töötavad ka kõik koordinaatorid, see muidugi oli nali. Aga uus olukord algas enne Vene agressiooni, enne sõda, aga see oli just Vene agressiooni kogemus Ukrainas, mis oli meie jaoks signaaliks ja sõjaline mobiilsus on nüüd muutunud eelisteemaks poliitilises mõttes ja ka organisatsioonilises mõttes nende koridoride vaatest. Ja muidugi see puudutab siis järgmist MFF-i. Meil oli hea töövahend, CEF-meetod, see oli tõeliselt tõhus ja nagu me nägime, koridoris oli umbes 90% siis olulise tähtsusega projektidest, mida oleks saanud teostada perioodi
vältel. Nüüd Rail Baltica ja need olid mõnes mõttes nii-öelda traditsioonilised projektid, üks 6 suuremast projektist, nagu Sanesko, Brennerdi tunnel ja nii edasi. See on üks suurematest, raskematest, mitte ainult tehnilisest või finants- või haldusvaatevinklist, aga tegemist on ka ühe esimese suurema projektiga Balti riikides ja Balti riigid peavad toime tulema ja nad ei teadnud, kuidas see käib. See on ka erinevus võrreldes minu enda koduriigiga, kus näiteks on pikk kogemus suurte projektidega ja see alati võtab palju aega, et realiseerida sellised projektid. Ja kui see oleks piiriülene projekt, ei leiaks ta kunagi sellist toetust. See ei ole reegel kõigile ja on eriline olukord, sest 85% ühtekuuluvusfondidest peaks katma ja 15% peaks siis riikide eelarvest saama kaetud kõigi projekti aspektidest, mis on valitakse välja, millel on võimalus saada toetust, ehk siis 85% ühtekuuluvusfondist, 15% riikide eelarvetest ja juurdepääs. See on siis nendele vahenditele, see on tavapärane projekt. Ja siis on küsimus aja kohta. Me oleme kaotanud palju aega aruteludes, projekti korraldamisega ja see kõik on seoses sellega, et arutelud Balti riikides olid väga pikad ja see aeg oli mõeldud ka usalduse ülesehitamiseks Balti riikides, sest iga riik soovis saada parimat kasumlikkust oma riigile ja oma elanikkonnale. See on täiesti ilmne, see on normaalne, te maksate projekti eest ja te soovite parimat tulemust. Majanduslikud, sotsiaalses mõttes, keskkonna mõttes ja nii edasi. See oli algusest peale, kui DG Movie esindaja jaoks arusaadav. Ja meil ei olnud mudelit, meil ei olnud kogemust, meil tuli midagi uut ehitada ja kui midagi uut tehakse, siis võtab see aega. Ehk siis graafik oli liiga optimistlik ja muidugi sellega seoses esimene eelarve oli samuti liiga optimistlik. Ja midagi juhtus, agressioonisõda puhkes, inflatsioon tekkis ja järsku kerkisid ka kulud tohutu kõrgeks. Ja see juhtub kõikide suurte projektidega. Nad võtavad aega ja kunagi ei ole ette teada, millised raskused täpselt ees ootavad. Ja riskid on suurema tähtsusega suuremates projektides. Nii ta on. Ja küsimus minu jaoks töö alguses oli, et me jõuaksime realiseerimise faasi, sest kui realiseerima hakatakse, siis hinnad ei ole lihtsalt midagi õhus, vaid tuleb leida midagi, mis oleks realistlik. Ja need, kes enne Ukraina agressiooni kokku pandi, on täiesti valed. Iga asi võis muutuda. Nii et vaadates reaalsust, saame öelda, et Eesti osas on praegu olemas organisatsiooniline struktuur selle projekti jaoks, et korraldada järk-järgult kogu projekti ja hinnad vähenevad ja ettevõtete arusaam on, et
hakkame peale, oleme kindlad, et ehitus algab ja ehitustööd jätkuvad tõenäoliselt 2030. aastani, mis on õiguslikult koridori lõpetamise aasta, kui on kõige olulisemad projektid tehtud selleks koridoris, aga me ei lõpeta siiski 2030. aastal, vaid siis lõpeb esimene faas. Me teame tegelikult algusest peale, et rahaliste vahendite puudus on olemas. Probleem on selles, et me peame näitama, et see privileeg, mis anti Rail Balticule, oli õigustatud ja mina ei ole mitte rahvusriikide kontrolli all, vaid minu audiitorid on Euroopa Komisjoni omad ja ma pean Euroopa riikidele vastust andma, Euroopa Parlamendile, Euroopa Komisjonile ja on liikmesriigid, on siis teised ametiasutused ja eelarve on liikmesriikide küsimus ja mitmeaastane finantsraamistik on olemas ja riigid tuleb ühendada üksteisega suurte projektide kaudu, näiteks nii nagu on minu koduriigiga juhtunud, aga meil peab olema selline proaktiivne meeskond liikmesriikidest, kes saavad arvestada nende kahe aspektiga. Esiteks lõpetada koridorid ja teiseks viia projektid lõpuni, mida ehitatakse osade kaupa. Ja esimene argument on just projekti lõpetamine. See on positiivne argument. Teiseks tuleb meil tõestada, et me kasutame korrektselt Euroopa raha. See on meie eesmärk, mitte ainult Balti riikides või Poolas. Poola on väga suur riik ja nad on saanud väga palju, rohkem kui 1 miljardi ühtekuuluvusfondist ja tuleb näidata ja tagada, et nad on ühendatud Balti riikidega, sest Leedu piiri peal on ka regioon, mis on hõredalt asustatud ja see on alati keeruline ja lisandväärtus tekib siis, kui projekt on lõpetatud. Ehk meil on koridorid, laiendatud koridorid, mis on prioriteet rahu nimel ja solidaarsuse nimel meie vahel. Ehk ka laiendusi tuleb rahastada, aga ka sõjaline mobiilsus. Meil oli see konsultant koridoride osas ja selle eest vastutan mina. Meil oli 1,6 miljardit sõjalise mobiilsuses. Me küsisime 5 miljardit, aga liikmesriigid ütlesid, et seda on liiga palju. Nüüd sel ajal vaatame me eelarvet teistmoodi. Kui me vaatame kulutatud summasid, siis 1 miljard oli meil raha kasutada 1,6 võrreldes ja meil on 9 mobiilsuskoridori. Te näete, et koridori ei koheldud halvast, vaid geostrateegilistest aspektidest lähtuvalt. Balti riigid peavad olema ühendatud Euroopa võrgustikega. Kui ma alustasin koordinaatorina, ütlesin ma, et see on prioriteet ja pärast ütlesin, et see on vajadus, ühtne vajadus, mitte ainult Balti riikidele, vaid ka Soomele, Poolale, Ukrainale, kõigile lääneriikidele. Me peame olema ühendatud. Miks? Kui vaadata keskosa, mis jookseb nende Euroopa territooriumide keskel. Meil on seal Prantsusmaa, Saksamaa, Poola ja siis ühendused Balti riikidega. See on strateegiline
ka sõjalise liikuvuse koridoride vaatevinklidest ja kui USA jätkab liitlasena, me ei tea seda, siis läänepoolsetesse sadamatesse ja Narviki sadamasse ja ka Vahemere sadamatega peab ühendus olemas, et me teaksime, et meil on lääne-ida ja ka põhja-lõunasuunaline liikuvus olemas Arktikast ja keskel on nüüd just see Rail Baltica projekt. Seetõttu venelased töötasid selle vastu aastaid, sest kui me alustasime selle mõttega kiirliikumisvõimalusega Balti riikide ja ülejäänud Euroopa ühendamiseks, siis oli 90ndate algus ja kui riigid iseseisvusid, siis oli ilmne, et me ütlesime, et need inimesed tuleb meiega ühendada. See ei olnud ainult äriküsimus, see oli vajadus, sest te teate, milline on venelaste tegevuste korraldus, nende soov on läbida Balti riigid ja minna Euroopasse, jõuda Euroopasse. See on ilmne. Ja erand oli Rail Baltica osas see, et see on kahene kasutus, see on ka sõjalise tähtsusega objekt ja uus siis rööpmete liin Ukrainas. See on selline näide ja need aspektid. Siis võtame kaasa selle kogemuse, et sellest ka kasumit teenida. Nüüd praegu sõltub kõik sellest, kas saab CEF toetada seda, sest see oli tõhus ja need rahad olid hästi kasutatud. Connecting Europe Facility, Euroopa ühendamise rahastu vahendid ja ka komisjon, ka riikide parlamendid ja uhke olen ma selle üle, et korruptsiooni ei ole selles projektis ja et ka pean ütlema, et 3 Balti riiki ja Poola tegid kõik, et organisatsiooniline struktuur ära muuta, et nad töötasid pädevustega ja Euroopa Kontrollikoda toetas seda samuti. Ja teie olete need, kellel on kõige suurem osa ehitusprojekte käimas. Eestis on näide selle kohta. Leedu teeb tugevat lähedast koostööd Eestiga, et edasi jõuda, edasi liikuda, et kõik hästi läheks. Näiteks aasta algul oli 33% põhiliinist ehitamise all, ehitati seda parajasti. Meil on ka näiteks 45 kilomeetrit 192 kilomeetrit ja Leedus 114 kilomeetrit ehitusel.
aga me suurendame väga kiiresti kilomeetrite arvu ja praegu käivad siis ka hanked. Põhitrass ühesõnaga on väga hästi edenemas kõigis 3 riigis. Võib-olla Lätis on see natuke hilinenud võrreldes Eesti või Leedu seisuga praegu. Enne seda oli just Leedu natuke hilinemas, nii et see muutus. Aga ärge nüüd arvake, et Eesti kunagi ei hilinenud, aga see oli algfaasis ja see ei olnud nii kahjulik, aga me oleme sellega harjunud. Aga kõige olulisem argument Euroopa ühendamisele, rahustusele on näidata, et asi toimub õigeaegselt, et saada lisarahastust. Ja et see süsteem on töös aastal 2030, see on täiesti usutav. Kui siis on loomulikult mitmed ülejäänud küsimused, kuidas ühendada Riia, Vilnius, Leedu transpordiminister ütles mulle, et eelmisel nädalal, et kõigepealt viivad nad ellu põhitrassi, siis ühenduse Vilniusse ja kui vaatame Riiat, siis püüame leida, meil on küll tehniline lahendus Riia ühendamiseks põhitrassiga Lätis. Meil on see lahendus olemas, me saame seda teha. Ja ma vabandan, et siis mikrofon ja eesti keeles. Ja. Okay. So it's you know. Nii, et mõned lahendused on kindlad, mõned on ajutised, aga me peame kindlaks tegema, et suurema osa rahvastikust on võimalik ühendada. Nii et need 2 tingimust on alati need, mida me silmas peame, sest see on lisaväärtus ühiskonnale ja majandusele. Nüüd, mis on probleemid? Teie riigis oli keskkonnaprobleem, mis on nüüd lahendatud. Poolas ei ole küll sama probleem keskkonnaga, aga probleem on maaga piiriäärsetel aladel. Soine ala on seal. Aga ma usun, et see on lahendatav probleem, nad püüavad leida otsesemat marsruuti, aga nad jätavad selle viimaseks. Ja Leedus on nad nüüd faasis, kus töötatakse juba digisüsteemiga, eriti signalisatsiooniga. Ühesõnaga on praegu igal pool käimas riigihanked, loodame, et hinnad alanevad, sest elluviimine on kindel. Teiseks võime juba käiku lasta hanked elektrifitseerimiseks ja ka digisignalisatsioonisüsteemi elluviimiseks. Ja arutelu jätkub masinapargi teemal ja loomulikult kogu rongipargi teemal. Ja ma nüüd lõpetan sellega, vabandust, kui ma liiga pikalt rääkisin, aga me töötame ka selle kallal, mida me nimetame Balti platvormiks kaubaveoks, sest oli raske, kui veotaust muutus väga palju, eriti Lätis ja Leedus, aga ka Eestis. Nii et me peame nägema, kuidas me saame kasutada seda võimekust kõigis 3 Balti riigis, muuta see atraktiivseks kaubavedudeks
through this country with this line. So this is a situation. Nii et selline on praegu olukord, Partly, I hope, a solution. kus on mõned probleemid, aga millest võivad kooruda välja tuleviku lahendused. Juhatuse eest, nende selgituste eest, et nii palju, kui ma sain aru teie selgitustest ja nägemusest, et teie näete, et ikkagi praegu Rail Baltic valmib aastaks 2030 ja on ka opereeritav, ehk siis seal hakkavad sõitma rongid. Ja nagu ma saan aru, et see on ka eeldus selle jaoks, et taotleda CEF-i rahastust. Aga ma igaks juhuks küsin, et tavaliselt selliste suurte projektidega, ja nagu te ütlesite, et ka see on selline projekt, kus muidugi tuleb arvestada erinevate riskidega, et kas Euroopa Liidus on arutatud, kas teie olete arutanud ka liikmesriikidega, et juhuks, kui ikkagi 2030 ühel või teisel põhjusel ei ole Rail Baltic valmis, et pole vahet, et praegu ei hakka ütlema, et näiteks üks riik ei saa õigel ajal valmis, näiteks teised saavad. Kas siis on juba arutatud, mis on nii-öelda järgmised sammud, alternatiivplaan, plaan B ja millised võivad olla näiteks, kuidas öelda, karistused või sanktsioonid, et kas võivad järgneda sanktsioonid ja kas võib juhtuda nii, et näiteks riigid peavadki kaasvastutama, et näiteks Eesti ehitab oma osa ilusti valmis, aga näiteks Läti poolt nende see lõik näiteks Riiast siis Eestini, et see ei saa aastaks 2030 valmis, et mis siis on järgnevad sammud? So first, I have to Kõigepealt ma pean selgitama, et me oleme vaadanud seda projekti, meil on topelttrass, trassiga tamm, aga ainult üks rööpapaar. Teine on jätkata tööd vastavalt nendel parameetritele, ehk siis rööpalaius ja muud sellised argumendid. Loomulikult me tunneme liikmesriikide võimekusi, me ei saa automaatselt maksta tohutu hulka raha 2 mitmeaastase finantsraamistiku perioodi vahel. Nii et me vaatame raha, mida ei kasutatud ära viimasest CEF-ist, aga see ei ole nüüd tohutu suur hulk. Aga mõnes riigis ja ka Eestis jäi raha järgi, aga mitte nüüd tohutuid summasid. Kui seda raha ära ei kasutata, siis see raha läheb kaduma. Ja kui te seda ära ei kuluta, siis peate selle tagasi maksma. Nii et on väga selge, et kui olete saanud eraldise eelarvest, siis peate sellega vastutustundlikult läbi käima. Täna pärastlõunal analüüsime riske ja seda, mida oleks võimalik teha, et püsida ajakavas ja millised on probleemid, mis ootavad veel lahendamist. See on ka nii, et projekt on mõnes mõttes ühise juhatuse all, vaatame naabrite probleeme, pakume neile välja lahendusi ja Eesti võib-olla ka räägib oma riigihangetest naabritele. Nii et alati on õppida teiste riikide naabritest, vaadata, mida tehakse teistmoodi, sest seadused ei ole samad, tingimused ei ole samad. Ja ma pean ütlema, et Läti seadused on vahel väga keerukad. Näiteks seal ei olnud, näiteks Riigikogus ei olnud, enne Riigikogu hääletust ei olnud maa hankimise seadust, aga
ka leedukad pidid oma seadusi kohandama, sest nende õigussüsteemis ei olnud samasuguseid määratlusi. Nii et kui on nii suured projektid, siis riigihangete seadus peab ette nägema ka lahendused. Nii et Rail Baltica kogemus on oluline kõigile, sest nüüd me teame, et vahel peame otsima probleeme seadusandluses ja kas seal on vastukäivusi riikide vahel ja riikide enda seaduste vahel. See loomulikult ei olnud meie prioriteet, sest me tahtsime lihtsalt projekti läbi viia, selle kujundada, me mõtlesime eelarvest, ehitustegevusest, aga vahel ilmnesid sellised õigusaktide probleemid. Kas see korraldus on lihtne? Ei ole lihtne. Kas see on selline korraldus, nagu liikmesriigid tahtsid? See ei olnud parim, mida ma oleks suutnud ette kujutada, aga nad tahtsid just sellist juhtimist, kus oleksid 3 ettevõtet, mida juhitakse valitsuse tasandil. Mõned ütlevad, et see on Euroopa projekt. Komisjon ei ole selle projekti omanik. Me küll suuname eelarvet loomulikult, aga tegelikult on just need abisaajad, need omanikud ja otsustajad, ehk siis riigid, liikmesriigid. Ja seepärast peavad liikmesriigid otsustama ajakava. Koordinaator võib küll midagi öelda ja vahel ka natuke tugevamalt, aga kogu see organisatsioon on liikmesriikide elluviidav. Seega peaks üles ehitama ühise juhatuse, mis mõistaks projekti samamoodi, selle hüvesid ja selle puudusi. Ja keskmine riik Eesti ja Leedu vahel, ehk siis Läti, on võtmekohas. Sest kui nemad ei suuda ehitada valmis ühendust Eestiga, siis ei ole ka Rail Balticat. Ja nii see lihtsalt on. Nad on selle osa. Ja kui nad lõpuks alustavad ehitamist, siis ma usun, et kõik pärast seda hakkab edenema kiiresti. Ma olen selles veendunud. Ma nägin Eestis, et pessimistlikum ajakava ajal, kui täideviimine ei tundunud tõenäoline, tegelikult toimis pärast hästi. Ma usun, et 2030. aastaks on põhitrass ehitatud, võib-olla mõnda osa veel ehitatakse hiljem, aga see ühenduvus peaks olema loodud vähemalt läbi Läti ja ühendus ka Poolaga, sest igaüks vaatab oma nurka, ühte suunda ja võib-olla 2 suunda. Nii et minu roll on tagada, et see oleks tõeline piiriülene projekt 3 Balti riigi vahel. Siin ongi küsimus, et kui tõesti juhtub olukord, kus see samune esimene faas 2030, et üks riikidest ongi Läti, ei tee oma osa õigel ajal ära, Eesti teeb ära, Leedu teeb ära, et mis siis on sanktsioonid, mis võivad, millised on võimalikud sanktsioonid ja kas meie ka, need võivad ka nii-öelda kanduda ka Eestile? I don't think like that. Teate, ma ei arva nii. Sest kui üks riik
ma ei nimeta ühtegi riiki, sest minu jaoks on tegemist ühtse projektiga. Kui hakatakse üht riiki süüdistama, siis kindlasti tekivad selles riigis raskused ja sealt poolt tekib selle projekti vastu opositsioon ja see ei ole kerge olukord, ka koordinaatorile mitte. Aga esimesed küsimused ja küsimused, mis olid agressiivsed projekti osas, tulid Eestist. Ja ma ei unusta ühtegi episoodi kogu sellest loost. See oli ainukene riik, kus probleemina seda ei käsitletud, oli Leedu. Teate, see ei olnud mitte elanike arvamus, vaid oli otsustamisega seotud probleemid, sest nad tahtsid näha oma siseriiklikke huvisid, mitte projekti kui tervikut. Nii et kui hakati vaatama projekti kui terviku vaatevinklist, siis läks kõik väga lihtsalt. Nii et ma arvan, lätlased vajavad naabrite toetust. Neil on vaja näiteid headest lahendustest ja me loome töövahendi, mis on muidugi poliitiline, mis tagaks selle, et oleks jätkusuutlikkus, et Rail Baltica projekt ellu viia. Me ütleme 2 faasi, peamine trass ja teine faas siis ühendused pealinnadega. Euroopas öeldakse ei, mingil juhul. Aga see on võimalik, kui need riigid aktsepteerivad veel hilinemist, sellepärast, et see on kõigi 3 riigi huvides projekti tõttu. Nii et tegemist on kohustusega, mis on pandud liikmesriikide õlgadele Euroopa Liidu kui terviku poolt. See on nende vastutus, sest projekt on populaarne ja ka seoses geopoliitilise olukorraga, sest Rail Baltica on sellega seoses palju tuntum kui varem. Seda nähakse Euroopa kui terviku prioriteetse projektina, strateegilise projektina. Nii et teate, minu jaoks me ei saa rääkida sanktsioonidest, kui mingi suur õnnetus selle projekti katkestaks, siis Poolast Soome liikuda ei saaks, aga see mõjutaks kogu Euroopat. See oleks tõeline katastroof. Ja see minu vaatevinklist võiks kogu selle projekti reputatsiooni halvasti mõjutada ja praegu projekti juba viiakse seda projekti ellu, seda ei saa enam peatada. See on reaalsus ja aasta 2030 on väga lähedal, see on juba homme. Muidugi mõned aastad on ehitustööde tegemiseks aega, aga see pole väga kaugel võrreldes ajaga, kui me alles alustasime selle tööga. Sanktsioonid on sellised, et kui ei teostata projekte, mille osas on kokkuleppe olemas, seepärast Euroopa ühendamise rahastu jälgibki seda, et raha oleks korrektselt kasutatud. Rail Baltica projekt on probleem selles, et kõik trassid on praegu teostamisel ja küpsemad ja on suurem konkurents projektide vahel ja seetõttu me peame kindlasti edenema parem. Õigesti aru, et põhimõtteliselt et sanktsioon võibki olla see, et kui seda CEF-rahastust ei kasutata õiguspäraselt, ehk siis ei tehta tööd valmis, nagu te ütlesite, et 2030 ei ole see faas õigel ajal valmis, et siis ongi see olukord, kus on vaja raha tagastada ja siis seda kasutatakse muudeks projektideks. Ja siis ma saan aru, et ikkagi et see võimalus, et see liigub edasi, et ongi, et 3 riiki siis ühiselt jällegi otsustavad, et mitte liigu edasi, vaid et siis nii-öelda seda tähtaega jälle nihutatakse. Aga siis see tähendab, et seda raha tuleb tagasi maksta.
kui eks ole tähtaegadest ei peeta kinni. I must be very clear on the ma pean selgitustes väga selgesõnaline. Meil on 2 faasi. Üks on trassi lõpetamise faas, mis on reglementatsioonis sees. Võib teha projekte, mis ehitamisel on lõpetamata veel. Võidakse 1 või 2 aasta jooksul ajas edasi liikuda, see ei ole probleem. Kui projekt on alustatud enne siis lõpptähtaeg on väga tugevalt paika pandud, aga ei ole mitte selline lõpp-punkt, et 2030 peaks kõik olema lõpetatud ja pärast sellest edasi me peame jätkama projekti kontinuiteeti ja see ei ole mugavuse pärast, et riigid ei ütleks, et meil aega on, ei ole aega. See on kõigi kaasatud riikide jaoks, nii Poola, Leedu, Läti, Eesti ja Soome. Me oleme võtnud kohustuse 2030. aastast, seepärast ma räägin ka teenustest alates 30. aastat. Praegu see töö, mida me teeme, sest regulaarselt kord kuus on mul AB Railiga joint venture'iga koostöö, kohtumine, et arutada, kas tööd liiguvad õiges suunas heade tulemustega. See on väga oluline, sest me püüame ka samm-sammult iga kuu või mõnikord ka iganädalaselt leida lahendusi, sest kunagi ei saa ette näha kõiki probleeme, mis võivad projektide käigus tekkida. See on pidevalt jätkuv juhtimistöö, mis on endisest tõhusam ja kompetentsem. Seetõttu tahaksin teile öelda, et küsimus ei ole ainult rahas. Lisaväärtuseks on ka pädevused, mis teil on olemas, mis on väga oluline, sest varem ei olnud neid teadmisi, kuidas suure kiirusega trasse ehitada. Raudteefirmade tõttu, ka valitsusliikmete, ekspertide osas. Me saame neid teadmisi kasutada ka Ukrainas. Meie vaatevinklist on see väga oluline ka järjepidevuse jaoks, kui me räägime Rail Balticast kui mudelist Euroopa siis trassi loomisest Ukrainas. Ja see mõtteviis nagu projekt kas eksisteerib või mitte, ta algusest peale eksisteerib see projekt. Kui see poleks nii, siis teil mingil juhul ei oleks ka rahastust. Ja kui mina töötan selle teemaga ja Jan analüüsib projekti hindamise jaoks, me täpselt teame, kuhu me oleme jõudnud ja selle agentuuri jaoks üks projekt selle lepingu raames. Siin on probleem. Palun Läti laenda, palun Eesti laenda. Te peate otsustama kiiremini. Hea küll, ütlen teile pärast lõunal. Te peate otsestama. No lihtsustamine muidugi tuleb ka mängu. Me võime nii edasi liikuda, aga DG Move peadirektoraadis, transpordi peadirektoritis selles agentuuris, me oleme teadlikud sellest, et on tegemist raske projektiga, mõnikord toimuvad hilinemised, aga ei ole jätkuvuse projekti jätkuvuses probleemi. Meie jaoks on siis töövahend oluline küsimus, CEF, Euroopa ühendamise rahastu ja raha hulk, aga võime kindlalt öelda, et kui projekt viiakse hästi läbi aastaks 2030 siis põhitrasside osas, siis meil on kõige parem argument, et CEF, Euroopa ühendamise rahastu on hea töövahend ja Rail Baltica on hea projekt, mida tuleb ka järgmisel projekti perioodil rahastada.
nii et kui ma alustasin, olid mul endised kolleegid ja koordineerinaatorid ütlesid, et mis selle projekti privileeg üldse on, miks peab väikestesse riikidesse minema kiire raudteetrass. See oli see esialgne lähenemine ja minu jaoks oli see keeruline, sest muidugi, kui on kogemus juba kiire raudteetrassi eest võitlemises oma koduriigis. Ma tean, kui oluline on piiriületus, ühtne visioon, koostöö tegemine ja seetõttu palutigi minul asuda ka selle projekti koordinaatoriks. Seetõttu ma tean, et on väga palju keerulisem kui teised suured projektid ühendada omavahel, panna kokku erinevad riigid, aga tulemus on niivõrd tähtis. Ja mina soovin panna 10 aastat oma elust sellele projektile, sest sellest projektist, piiriülesest projektist said väga paljud kasu. Deutsche Bahn ütles, et miks on vaja üle piiri sõita, me ju kaotame reisijad. Ei ole nii. Vastupidi, nii kaubavedu kui reisijate vedu suureneb ja need on selliste projektide puhul olulised aspektid, mida esialgu siis väga arutati ja mille vastu oldi esialgu. Nii et küsimus ei ole Rail Baltica eksistentsis ega ka raha siis tasemes, mis meil kasutada on. Siin usinalt kuulanud, nüüd ma natuke räägin ka. Ja hakkame algusest peale, et nagu te proua targalt siin ütlesite, et kui me vaatame Euroopa kaarti, siis Euroopa lõpeb otsa Poola piiril või siis ütleme Kaunases, et kuhu peaaegu raudtee läheb ja kuhu läheb ka 2+2 maantee. Ja Eesti ja Läti kahjuks on täna saared, et kõige paremad ühendused ja kiiremad on, kui nii võib öelda, on laev ja lennuk, mis on ka nii nagu on, et need maismaaühendused on kurvameelsed. Ja nagu te ka ütlesite, et Euroopat ei aita Vene impeeriumi ühendused idast läände. See ei aita meid mitte kuidagi. See ei aita kaupade, inimeste ja teenuste vabat liikumist Euroopa Liidus ja julgeolekupoliitiliselt on see ka ülihalb. Et nüüd ma kirjeldasin olukorda ja see on ka Euroopa Komisjoni ja Euroopa liikmesriikide vastutus, et ühendada ennast ära, et meie jällegi inimesed, kaubad ja teenused saaksid liikuda, nagu üks Eesti suur humanist ütles, suurel hulgal ja suure kiirusega. Ja nüüd siis paar kommentaari, mul on 3,5 küsimust ka teile pärast, et paar kommentaari, et ma ei jaga seda hirmu ja hirmutamist, et loomulikult, et äkki ei saa valmis, saab küll. Ja peab saama ja loomulikult me peame pingutama ja mida meie teadsime ja võib-olla siis ülejäänud Euroopa Liit sai ka aru, et Eesti ja Läti ja Leedu, et kõlab küll nagu Baltikum, aga me ei ole üks riik, me oleme täitsa erinevad. Ja leedulased on märksa emotsionaalsemad kui eestlased ja me oleme jälle, räägime vähem ja oleme ka tunnetega kokkuhoidlikud ja ainult üks vabandus meil on, et soomlased räägivad veel vähem. Aga me oleme väga erinevad ja nüüd ilma naljata ka meie äritegemine on erinev ja meie õigusruumid on täiesti erinevad. Ja see Rail Balticu loomine ja tegevus läks üle kivide ja kändude. Ja nagu te õigesti ka välja tõite, et Vene eriteenistused, GRU ja FSB poevad nahast välja, et seda raudteed, mis ei ole valmis, lõhkuda meie peades. Et see on vaenulik mõjutustegevus. Toon ühe näite, et
kus vaenulik mõjutustegevus on energiajulgeoleku valdkonnas olnud edukas, et Vene eriteenistused lõhkusid ära, siis idee ehitada Leetu uus tuumajaam, mis ehitati hoopis Valgevenesse 30 kilomeetrit Leedu piirist, öeldi, et ostke siit odavat elektrit ja selle peale leedulased said aru, et nagu metalliärimeeste keeles, et vaenulik mõjutustegevus ja Vene eriteenistused olid neile Tübeteika kandadeni pähe vedanud, aga see selleks. Ja nüüd me siin väga tõsiselt töötame selle nimel, et need ühendused oleksid. Näiteks homme Euroopa Liidu asjade komisjonil on väljasõiduistung Pärnusse, kus me arutame Rail Balticut ja ka Via Balticat, mis on 2+2 maantee ja regionaalne lennuväli on ka seal. Siis on parlamentide vaheline ühendus. Ma lihtsalt korra kommenteerin, et meil on lihtsalt limiteeritud kohe aeg saab otse. Meil on veel, Riina tahab ka küsida. Ma räägin oma juttu ära, ma kuulasin rahulikult, palun ärge katkestage mind. Lihtsalt ongi, meil on aeg piiratud, et lihtsalt see, et kui muidu pärast ei ole aega külalisele vastata. Ma lõpetan oma juttu, ärge palun katkestage mind. Nii, kuhu ma nüüd jäingi? Ja, Balti Assamblee, et kus me väga tõsiselt arutame ja kus me ka lätlasi toetame ja pehmelt öeldes julgustame. Peale selle ma olen Eesti-Läti parlamendigrupi esimees ja me saame Läti kolleegidega Läti parlamendist väga tihti kokku ja me julgustame neid täpselt samamoodi nii parteide üleselt kui ka mitteparteide üleselt. Ja nagu te ka teate, et lätlastel on nüüd uus transpordiminister Ratis Švinka, et Kristjan tegeleb muude asjadega. Et nad vahetasid oma ministri ka ära ja see Rail Balticu ehitamine on võetud siis Läti valitsuse alla otse läbi mitte transpordiministeeriumi. Ja samamoodi me arutame seda ka NB8, mis on Põhjamaade ja Baltimaade siis parlamendi koostöö vormis. Ja meil on väga tõsine parlamentaarne kontroll selle protsessi üle ja siis ka seepärast, et meil on Rail Balticu toetusgrupp Eesti parlamendis, mis kogu aeg kuulab ja vaatab, kuidas see asi areneb ja läheb. Ja nüüd see võti on sõjaline liikuvus ja te kindlasti olete tuttav Sauli Niinisto raportiga, mis minu meelest on veel olulisem kui Mario Draghi raport ja kindlasti olete ka tuttav 19. märtsil anti välja siis julgeoleku valge raamat Andrus Kubilius ja seal oli selle eest vastutav siis kaitsevolinik ja seal on ka sõjaline liikuvus sees, mis on väga oluline. Ja seal on nüüd kaks asja, üks on Rail Baltic, te olete Rail Balticu peal rohkem, ma saan aru, mitte Via Baltica peal. Aga kuidas te hindate nüüd, et kas meil on võimalik kiirendada, et seda protsessi, et saada sõjalise liikuvusest raha või suunata sinna Rail Balticusse CO2 raha ekstra, mis on jäänud üle, sellepärast et järgmine MFF otsustatakse, see eelarveperiood on 28 algab ja raha tuleb tegelikult 29-30, et seal on nagu väike delay sees. Siis teine küsimus on, et kas me ei peaks praegu fokusseerima oma tähelepanu rohkem, nagu te ütlesite, ka rongidele ja rongioperaatoritele, et need tuleks ära tellida. Et kui me tahame, et nad 30. aastal sõidaksid, et siis täna peaks sellega tegelema, praegu on 25. Ja siis küsimus, et
räägitakse ühest rööpapaarist, aga kas me ei peaks ikkagi pingutama ja kohe ehitama põhitrassi 2 rööpapaariga välja, sellepärast et seda juttu ma nagu ei osta, et see läbitavus on 1 rööpapaariga sama hea kui 2-ga. Ja viimane küsimus, et te rääkisite Poolast ja Soomest, et kas me ei peaks Euroopa Liidus hakkama mõtlema selle peale, et ikkagi hakata ette valmistama tunnelit Soome ja Eesti vahel. Ei, tegelikult ka, et Põhja-Jäämeri sulab, kaubad liiguvad, see on oluline. Tänan. Ja ma korra ütlen, et see lihtsalt mõtlen, et see ei ole nagu väga viisakas teades, et meil on limiteeritud aeg ja meil on veel komisjoni liikmed, kes soovivad küsida, et võib-olla sa kohe küsid ära ka, et siis saaks kohe ühes vastuses olla. Aga siis ma kommenteerin ka, lugupeetud komisjoni esimees, et ma tõstsin käe üles, te küsisite 3 küsimust ja ma ei saanud küsida. Nüüd ma küsisin 3 korraga ära. Mis siin valesti on, palun? Et komisjoni esimehel on kaalutlusruum komisjoni juhtimises ja mina küsisin küsimusi lühidalt, et ilma lisa nagu kommentaarid, et üldiselt on siin siiamaani niimoodi komisjoni töö käinud, et ma saan aru, te vist olete esimene kord siin komisjonis vähemalt minu juhtimisel, aga lihtsalt täna ongi teistmoodi istung, et muidu ma oleks lasknud natukene võib-olla pikemalt arutleda, aga tõesti, kuna meie külalisel on vähe aega ja et kuna Riina soovib ka küsida, et võib-olla Riina, kui ma saan paluda, et sa teeksid ka oma lühikese küsimuse, et siis meie külaline saab kohe vastata kõigele. Ja aitäh, kõigepealt tänan selle põhjaliku ülevaate eest ja tõesti, ma ütleksin pigem optimistliku väljavaate eest Rail Balticu jaoks. Lühikeselt kirjeldan ka seda, et eelmise aasta eelarve läbirääkimistel, kus tõesti eelarve olukord oli väga keeruline, kaitsekulusid tõstsime rohkem kui 3% SKP-st, siis üks väheseid lisaraha otsuseid, mis valitsus tegi, oli rohkem kui 200 miljonit Rail Balticule ja ma arvan, et seda tüüpi poliitilist prioriteetsust projekti suhtes tuleb ka hoida. Aga ka vaadates tulevikku, oma parima teadmise järel kirjeldage, et mis on lootus, et see Connecting Europe Facility või CEF-i rahastus, et ta läheb sarnaselt edasi. Et umbes sama maht, competition-based või te näete, et CEF kujundatakse oluliselt ümber? Aitäh. Ma saan aru, et oli palju küsimusi, aga ma loodan, et saate vastata meile. Aitäh. Thank you very much. Suur aitäh, proua juhataja. Jah, tõepoolest, valge raamat on väga tugev dokument ja me rääkisime viimasel konverentsil ka sõjalisest liikuvusest ja Rail Balticut nimetati mitmete osaleja poolt sageli ja see on tõend sellele, et kui me räägime sõjalisest liikuvusest, siis mõtleme me kohe siis Rail Balticust. See on otsene ja ühtne reaktsioon projekti toetuseks ja ka mingil moel sümbol ja lipp ja seetõttu peame me olema edukad realiseerimises samuti. Ja positiivne väljendusviis on väga oluline, et anda vastuseid ka sõjaolukorras nendel rahvastele, kes võivad olla suurema riski all. See on väga oluline. Kas me saame kiirendada protsessi? Jah, me saame kiirendada protsessi, me peame seda tegema, aga on eriline eraldi arutelu sõjalise liikuvuse kohta. Mõnikord ma saan seal osaleda, aga mõnikord on seal konfidentsiaalseid aspekte, mida ma ei saa jagada. Ja konsultatsiooni meeskondadelt ma küsin, palun, et nad vaataksid ka sõjalisi trasse. Need ei ole avalikud, kus on ühendused, terminalid, põhipunktid ja nii edasi. Ja me integreerime, mida me saame tööplaanidesse. Nii et tööplaanid pannakse paika ja lõpetatakse järgmisel aastal. See on väga oluline
sest me alustame tööd uute parameetritega, sõjaline liikuvus on osa sellest ja väga eriline osa trassist ja ka eriline arutelu teema 3 Balti riigi ja siis Poola ja Soome vaheval. Siis on arutelu ka sünergiate kohta. Täna hommikul me rääkisime ka kaablitest, ühenduskaablitest Läänemeres, mis on ohus. Me võime kasutada ka kaablite kaitseks siis laevu ja see on väga oluline, et trasside siis eelarve ei rahulda kõiki siis taotlusi, aga kui on sünergiates küsimus, siis on kindlasti tegemist positiivse asjaga ja saame kasutada ka RRF-i mitmeaastast siis eelarvet ja ka ühtekuuluvusfondi rahasid. Nüüd Euroopa ühendamise rahastus, CEF, kindlasti on kõige tähtsam rahaallikas. Me ei saa praegusest suuremate vahenditega arvestada. Me tahaksime muidugi rohkem, eriti vaadates numbreid, mis on tohutult kõrged, 100 miljardeid. Aga topelt meie jaoks oleks meie jaoks miinimum, mida me soovime saada. Me tahaksime umbes 150 juurde saada sõjalisele liikuvusele. Seda arutatakse. Me ei taha üht aspekti teist ohustama panna. Ja kui mõelda siis Euroopa ühendamise raha metoodikat, sest nemad koordineerivad projekte, siis nüüd on see parem ja me tahame praegusel hetkel 2 ümbrikku. Nii ta on ja tähtsam on see, et komisjon on rääkinud 75 miljardist sõjalisele liikuvusele. Ma ei tea, kas see 75 saab ka olema või tulema, seepärast ma numbreid ei nimeta, sest mina ei ole positsioonil neid numbreid nimetama. Ja teie rääkisite, et parlamendi kolleegid töötavad teistega, see on väga oluline koalitsiooni vaatest, osapoolte vaatest ja minu töö algusest alates tegin ettepaneku Rail Baltica siis sõprade gruppide loomiseks. Meil oli ka siis üldraportöör Soomest, kellel oli väga hea, et ta oli meile kättesaadav. Meil on ka volinikud, siis peasekretär, kes on lätlane, temaga oleme arutanud, rääkinud Rail Baltica raskest olukorrast. Mina pidin talle selgitama, kus need kitsaskohad on. Ütlesin, et ei ole raske, lihtsalt tuleb otsus vastu võtta, tuleb ära otsustada mingil ajal. Ja ühisettevõte, sellest rääkisime ka operaatoritega mõned kuud tagasi. Ehk tegemist on siis protsessiga, mis jätkub. Oleme rääkinud raudteefirmadega, mis nende vajadused on, mida saaks ära teha, milliseid teenuseid nad saaksid pakkuda. Ja Rail Baltica siis majanduslike aspektide konverents on tulemas, nii et kaasame järjest rohkem inimesi. Ja praeguse, kui Vene agressioon
algas, siis ärimaailmas öeldi, et jah, Rail Baltica projekt on sellega läbi. Ei ole. Ja siis mõned inimesed ütlesid, liiga keeruline, liiga riskantne seal töötada. Ei ole nii, jätkatakse ehitustöid. Ehk me saame jätata, et töö käib, mitte ainult ei käi, vaid seega lõpetatakse ja on väga oluline korrektselt selgitada, et kui meil on üks trass, siis asub see nagu sellel alusel, kus on infrastruktuur kahele rööpapaarile. Infrastruktuur on juba olemas. Seetõttu teises faasis saab kiiresti need panna. Seetõttu saame rääkida ka ühendustest pealinnadega. Ja see on mõistlik nii teha. Me saame panna ka sellele raudtee siis alusele kaablid ja muud vajalikud asjad ja edasi liikuda edasi kiiresti. Nii et minu ettepanek CEF-ile, ühendamise rahastule on, et tahan selgitada, et iga algatus ja abi, kus argumenteeritakse Rail Baltica jätkuvuse olulisuse kasuks. See on geopoliitiline projekt, seda vajab terve Euroopa ja kuigi seda maksab terve Euroopa, ei ole see ainult Balti riikide privileeg. Meil on vaja ühtemoodi kiire ühenduse teenust igal pool Euroopas. Ja teed ei ole nii kiired ja teedel on ka liiga ohtlik. Mina töötan väga palju just raudteede ja rongide küsimustega, sest see on prioriteet ja see on vähem keerukas. Meil ei ole samasuguseid kohustusi ja raskusi. Seetõttu ma arvan, et Balti riikide tegevused ongi argument. Teie käes on kõik võimalused näidata, kuidas, mil moel on Rail Baltica vajalik. Ja praegusel hetkel on Lätis liiga palju negatiivsust selle ümber. Eestis on näha, et tööd käivad ja inimesed näevad, elanikkond näeb, et hea küll, seda arutati, aga see tuleb. Nii et on heaks kiidufaasid. Lätis ei ole asi nii. Nad näevad, et midagi ehitatakse, on jaam, on sild, aga nad ei näe seda sama positiivset. Aga ma olen optimistlik, sest ma ei tea ühtegi projekti, mis Euroopas oleks pooleli jäetud. Tunneli küsimus. Tunnel on midagi sellist, selline projekt, mida ma toetasin. Uuringuid on tehtud, muidugi praegu meil puuduvad rahalised vahendid sellise infrastruktuuri ehitamiseks. Ja on ka riskantne selle ehitamine Peterburi lahte, natuke keeruline. On käimas suur arutelu. Meil oli Põhjamere tunneli kogemus ja numbrid, mida täna esitatakse, on olgem pigem ikkagi realistlikud selle raha osas, mis me potentsiaalselt võiksime saada. Ja mina koordinaatorina sooviksin lõpetada
siis ehitustööd ja raha kasutamise ma loodan, et rongide osas see osa õnnestub ja et saaksin kunagi tulla rongiga siia kohtumisele. Suur tänu tänase kohtumise eest, aitäh koosoleku juhatajale, väga kasulik oli selle tänase arutelu pidamine. Suur aitäh ka komisjoni liikmetele, et see diskussioon oli väga huvitav, et kindlasti Rail Baltica jääb meile väga palju, meil on mitmed komisjonid, mis seda käsitlevad ja kindlasti meil need arutelud jätkuvad ja kindlasti me edaspidi ka teostame järelevalvet, et kõik asjad antud projekti osas oleksid korrektsed. Ja suur aitäh teile uuesti, et leidsite aega, vabandame, et läks ajast üle, aga aitäh, et leidsite aega meie komisjoniga kohtumiseks. Aitäh, istung on lõppenud.